2017. aasta on läbi saanud ning selle aasta sisse mahtus palju huvitavat. Toimus mitmeid koolitusi, kontserte ja laagreid. Edasiminekuid on olnud nii liidu kui kohalike koguduste töös. Liidu tegevuskavast lähtuvalt on 2017. aastal olnud 2 edasiminekut eesmärkide suunas. Koguduste tervise uurimine ja parandamine, kasutades koguduse loomuliku arengu uuringut ning koguduste rajamine. Kõik kogudused, kel vähegi võimalik, on ära teinud KLA uuringu ning koguduste rajamise grupid on tegutsevad nii Tallinnas kui Tartus ja avateenistusi on oodata 2018. aastal. Aasta alguses sai eestikeelse tõlke adventkoguduse algusaegadest jutustav film Räägi sellest maailmale. Samuti kolis aasta alguses liit oma kontori Merepuiestee 3 ruumidest Madara 29 üüripinnale. Sealsetes ruumides on juba ka palju toimunud, peetud nii tööliste kui nõukogu koosolekuid. Külas on käinud Urmas Viilmaa, Eesti Kirikute Nõukogu ja nii Unioni kui Division esindused. Kahe 2016. aasta lõpus Eestisse missionärideks tulnud Telfred ja Hanna on nüüd terve aasta Eestis usinalt tööd teinud. Üheks nende tegevuskohaks on olnud Terveelu Keskus. Terveelu Keskus avati 5. juunil ning asub aadressil Tonni 26. Keskus pakub erinevaid teenuseid ning sealsetes ruumides on peetud nii rahvusvaheliseid toidupäevasid, koolitusi, palvenädalat ja muid sündmusi. Detsembris toimus Nuutsakul Eesti Liidu talvekoosolek, kus võeti kokku möödunud aasta tegemised ning tehti plaane tulevikuks. Jaanuarist maikuuni toimus 4-osaline jutlustamiskoolitus, kus osalejatel tuli lõpuks ette kanda oma kõne ning nad said ka diplomi. Veebruaris külastas meid doktor Merlin Burt Andrews ülikoolist, kes pidas loenguid adventkoguduse varase ajaloo ja Ellen White'i töö teemadel. Märtsis külastas Eestit Newboldi kolledži vanemõppejõud doktor Gunnar Pedersen, rääkides adventkoguduse eritõdedest. Mai lõpus toimus loomine ja terviskoolitus, kus Ameerikast kutsutud koolitajat juhendamisel uuriti loomine tervisprogrammi materjale ning jagati tervisemissioni teemalisi kogemusi. Seminare on nüüdseks läbi viidud Tartus ja Rakveres. 2. mai lõpus toimunud koolitus rääkis vaimumaailma ohtudest meie ümber. Juunikuus andis Tartus koolitusi Trans-Euroopa Divisioni laste ja naiste tööjuht, tutvustades Pillapalla kirikut ning Tüdrukud Jeesusele programmi. Mõlemad on noorematele mõeldud programmid, mis aitavad huvitavate tegevuste ja hoolivuse kaudu lapsi ja noori Jeesuse juurde tuua. Oktoobris koolitati Tartus Balti riikide noori. Teekonna koolitus on mõeldud kristlastele, kes soovivad üheskoos oma usuelu värskendada. Koolituse tulemusena rajatakse mitmeid teekonna gruppe. Oktoobri lõpus koolitati Põltsamaal hingamispäevakooli õpetajaid. Kohal oli ligi 50 õpetajat, räägiti klassi juhtimisest ja distsipliinist, tunniks ettevalmistamise protsessist ning erinevatest õpistiilidest. Juunis toimus Haapsalu adventkirikus juba 16. lastelaulupäev. 25. novembril toimus 120. aastapäeva raames Rein Kalmus autorikontsert. Esitusele tuli soolosid, koorilaule ja instrumentaalpalasid. 17. detsembril kogunesid muusikasõbrad Haapsalus, et kuulata Balti noorteorkestri ja taas ühinenud Ootuse koori jõulukontserti.
Maikuus kogunesid Tallinna ja Tartu koguduse rajamise meeskonnad, et tutvuda, aega veeta ja üheskoos inspireeritud saada. Juuni lõpus kogunesid seeniorid Nuutsakul, et rääkida üheskoos väärikast vananemisest. See oli 11. seeniorite laager. Juuli alguses kogunesid samlikul rajaleidjad, et rääkida Jumala imedest ja imetegudest piiblis. Laagri teema oli Ei või olla ning laagris osales üle 70 lapse. Juuli lõpus kogunesid Pinnamäe puhketalus noored laagrilised, et õppida, kuidas ellu jääda, nii füüsiliselt kui vaimselt. Laagri teemaks oli ellujääja ning laagri kulminatsiooniks oli 2 noore inimese ristimine. Juulis toimus Põlvamaal perelaager. Külas oli divisjoni peretööjuht Karen Holford. Augustis toimus poistelaager. Laagrilised tähistasid 10. juubelit ja kohal oli rekordarv osalejaid, 20 poissi ja 9 meest. Meisterdati, loeti, tehti tööd ning keemiakatseid. Samal ajal tüdrukute laagris Printsesside suveülikoolis räägiti peamiselt tarkusest. Üheskoos vaadati teemakohaseid lugusid nii piiblist kui ajaloost ning õpiti nii enda vaimset kui füüsilist tervist paremini tundma. Sellele järgnes orkestrilaager Eesti piirialadel Valgas. 5. orkestrilaagris salvestati heliplaat, sealhulgas filmiti ka paar muusikavideot. Kontsert anti Vanedekodus, Rimis ning Valka kultuurimajas. Samuti on paljud kogudused korraldanud enda suvelaagrid. Näiteks augustikuus toimus Jõhvi koguduse suvelaager, kuhu olid külla kutsutud ka Tallinna 3. koguduse esindajad. Sellel aastal tähistati mitmeid aastapäevi. 20. mail tähistas Jõgeva kogudus oma 105. aastapäeva. 19. augustil sai Kuressaare kogudus 105 aastaseks. Ka Rakvere kogudus sai 9. septembril 105 aasta vanuseks. Kuueteistkümnendal septembril toimus pidulik aastapäev Tallinnas, sest Adventkoguduste liit on saanud 120 aastaseks. Külas oli Adventmisjoni juht Gary Krause oma meeskonnaga. Aastapäeval eelnes 120 päeva kestnud 120 üleskutset. 14. oktoobril tähistas oma 110. sünnipäeva Haapsalu kogudus. Saja 20. aastapäeva raames korraldasid paljud kogudused üritusi oma kogukonnale. 4. juunil avas oma uksed möödakäijatele Tallinna kogudus. Samal päeval toimus Pärnus lastekaitsepäeva puhul missiooniprojekt Laste rõõmu hommik. Kaasatud olid lasteõpetajad, koguduse noored ja ka Päästeamet. 9. juunil toimus üle-eestiline kirikute öö. Oma uksed külastajatele avasid tänavu Tartu, Rakvere, Võru, Pärnu ja Valga kogudused. Sellel aastal osalesid mitmed kogudused oma piirkonna kohvikute päevadel, et luua kontakte ja olla nähtavad. Nii Rakvere, Türi, Tartu ja Kompassi koguduse meeskond kutsusid möödakäijaid head paremat maitsma ja pakkusid koguduse kirjandust. Ka Keila osales linnapäevadel. Septembris toimus Põltsamaal juba 9. aastat heategevuslik kogupereüritus talvele vastu, mida külastas umbes 500 inimest. Oktoobris kutsus Kompassi meeskond kõiki head tegema. Läbi heategevusjooksu koguti annetusi Maarjamäe asenduskodule uue mänguväljaku ehitamiseks. Osales ligi 100 inimest ning annetusi kogunes üle 1100 euro. Novembrikuus toimus Tartus kontsert Jumalateenistus Mehed ja Jumal. Sama kontsert korraldati ka Rakveres.
Kuressaares on juba mõnda aega kestnud kirikuhoone ehitustööd. Nüüdseks on ehitustööd lõppenud ning kogudus ootab kõiki külla. Aprillikuus ja detsembris toimusid pallipäevad, kus osavõtutasu läks heategevuseks, näiteks Lähis-Idasse abi vajavatele lastele. Aasta alguses võitsid eestlased Soomest toimunud piibli- ja pallipäevad. Jaanuarist juulini kutsuti kõiki noori üles osa võtma 95 väljakutsest Jeesuse heaks. Programmist võttis osa ligi 30 noort ning see andis neile võimaluse soodsamalt osaleda augustikuus toimunud noortekongressil Hispaanias, kus üheskoos püstitati Guinessi rekord suurima naelmosaiigi tegemisel. Ristimisele tuli ka üks meie noor. Kristlike matkade tegemistes oli suurim ettevõtmine missiooniprojekti raames paarikümne süsta ost. Süstad on kasutust leidnud nüüd juba mitmetel matkadel ja laagrites. Kokku toimus möödunud aastal 4 matka. Matkalised seiklesid nii Eestis, Lätis kui ka Norras. Aasta viimaseks sündmuseks oli 3-päevane noorte aastavahetusüritus Trilemma, kus räägiti valikutest, juhtimisest ja võeti üheskoos vastu uus aasta.